käib siin täna kevadine kartulivõtt. Ehk siis plaanis on teha väga tervislikku maapirnist vormi. Ja siin ma siis kaevasin üles ühe hunniku maapirne, mis näevad vot sellised välja. Ja need on siis põhimõtteliselt nagu lahjad kartulid. Nii, nüüd me oleme jõudnud oma põllumaa pealt köögilaua taha. Oleme ette valmistanud lõunasöögiks kõik komponendid. Siin on nõgesed. Nõgestele me panime siis peale tulise vee, natukene siin kuuma vee sees neid leotame. Nõges on praegu hetkel väga rauarohke ja väga hea komponent kõikidesse tervislikesse toitudesse panna. Siin on meil kena värske noor, natukene veel krussis naat. Naati on ka kasutatud väga ammusest ajast toidu tegemisel. Mäletan sellist, et olen lugenud selliseid asju näiteks, et kui oli näljaaeg või peale sõda, siis vanaema on rääkinud, et kui naat juba välja tuli, siis näljahäda oli sellega lahendatud, et siis enam seda muret ei olnud, et tehti siis naadikotlette, naadisuppe ja kõike muud head ja paremat. Siis siin on meil väikesed nurmenukulehed, C-vitamiiniallikas. Siin on metsiklauk, kõigile tuntud karulauk ja siin on sassilauk. Me ise kutsume seda sassilauguks, kuna see on Vigala sassi käest saadud. Mis lauk ta täpselt on, ei ole ise suutnud tuvastada. Kui keegi tark tunneb ära, öelge mulle ka. Siis siin on meil lamba hakkliha ja mõttes ongi meil teha siis ahjus maapirni selline roog, hakkliha ja nõgese naadikotlettide juurde. Et eks siis natuke aja pärast vaatame, mis ta välja tuleb. Mina hakkan nüüd tükeldama maapirni. Nüüd meil on siia vormi valmis pandud siis need maapirnid, mis on maitsestatud ürtidega, natukene kergelt õliga, oliiviõliga läbi segatud. Ja siin on siis kotletid, mis ootavad praadimist. Ja sellest rohelisest me siin teeme natukene salatit veel kõrvale ja lähme kööki. Meie super suurepärane lõunasöök, tervislik lõunasöök on tänaseks valmis saanud. Siin on siis meie maapirni vorm ja lamba kotletid taimelisandiga, ütleme niimoodi. Siin on nüüd meil salat, kõik see roheline, mis meil jäi siit laua pealt üle ja panime natukene redist ja kurki sisse ja siin selle kurgi sees on mul värskelt idandatud toortatar, et ma panen ka neid tatraidusid, et kõik idud on praegu kevadel hästi tugevad väetoidud. Ja nad on hästi maitsvad ka. Kui teie teete kodus sellist taimetoitu, ma pean silmas siin just sellist umbrohu jürditoitu, siis kasutage ikkagi neid taimi, mida te kindla peale tunnete, et ärge oma tervisega katsetama hakake. Naat, nõges ja nurmenukk on täiesti sellised ja karulauk ka, kui te karulauke teate ja tunnete. Ja muidugi, kui teil on ka tatraleiba ja saia veel siia kõrvale võtta, siis head isu, olge terved ja hoidke ennast ja teineteist.